Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Tere taas teie silmadesse ja kõrvadesse, kus te meid kuulate või vaatate ja oleme jõudnud omadega taas kord sügisesse ja me lubasime eelmine kord vekslina välja erinevaid teemasid, et alati meil on nagu sihuke 1001 muinasjutus, Scheherazade jääb rääkima lugu, aga kunagi me ei jõua nende lugude lõpuni rääkimisest. Kas sa mäletad, mida me lubasime oma kuulajatele rääkida? Mul oli erutav teema, sest ma läksin vist järgmisel päeval raamatu esitlusele, mille nimi oli Topeltmäng ja see oli teadaolevalt Eestis esimene nii julge lesbi suhetest rääkiv ja lesbi suhteid kirjeldav raamat romaanina. Et ma mõtlesin, et on varem ka neid kirjutatud ja kindlasti ongi kirjutatud, et neid teemasid on erinevates kirjatükkides käsitletud, et Eija Uus minu meelest rääkis väga vabameelselt oma, ma ei mäleta selle raamatu pealkirja enam. Tüdrukuna äkki või? Just. Ja neid nagu on, et nad nagu libisevad nagu seal piiri peal, aga mitte lõpuni, et jätavad su fantaasiale siis võimaluse. Aga mis mulle õudselt meeldis, oli Vareda. Oled sa lugenud seda? Ja olen lugenud, jah. Kirjanik oli Sven Mikser, just. Ja seal jäi küll selline tunne, et issaks ma tohin öelda jälle kohtukeits, et kas Sven Mikseril on endal olnud siis selline kogemus? Kas ta tunnistas midagi siis üles või? Võt ei tea, ta on ju abielus. Minu arvates ta on abielus. Aga seal ikkagi oli näha, et tal on biseksuaalsed kalduvused. No ma ei tea, võib-olla see oli hea sisseelamine, võib-olla alguses oli kirjutatud, et kõik kokkupuuted reaalsusega on väljamõeldis, et tegu on puhtalt seda nad korrutavad kõik ja see oligi kõige, miks ma sellest räägin, et neid teemasid puudutatakse, nende nagu ääremaadel libisetakse ja kui ma hakkasin selle Topeltmängu, siis ma tegin saate, sellest ka puudutamid saate, vaadake järgi, aga te ei näe seal midagi muud, kui räägin mina ja siis loen hästi pikki lõike, erotilisi lõike raamatust ette, sellepärast, et juhtus see asi, et kirjanik siis, kes 101% on ise lesbi või biseksuaalne, sest ta on abielus, kui ta harrastab siis suhteid naistega ja kõik, raamatus on kõik kirjas ja siis, kui on vaja avalikult rääkida, siis vastus sellele, ma muidugi viisakalt küsin, et kas sa kirjutad oma kogemuste põhjalt või on siis puhas kirjandus? Puhas kirjandus või sõbrannadelt, sealt tuligi, et sõbrannadelt kuuldud ja kõik on fiktsioon ja välja mõeldis ja ühesõnaga, et see vana sama jura ja siis ma mõtlesin nagu hetkeks, et julged kirjutada, julge rääkida nagu avalikult, et mis siis enam,
kõik on ju mustvalgel kirjas, no kellelgi ei teki mitte mingit kahtlust. Aga see ei ole ju tegu mingisuguse siukse ajalehe artikliga, ikka seal ma ei tea, võib-olla on vahepeal mingi looduskirjeldus, ma ei ole muidugi lugenud. On hästi pikki ja reisikirjeldusi ja kõik, mis ma lasin kõik üle, vabandust nüüd. Keskendusid ainult seksuaalsetele stseenidele? Ma keskendusin asjasse, et topeltmäng ja seal oli suhte, seal oli dramaatilisi teemasid, armukadedust, petmist, ülesõitmist, allalaskmist, pealelaskmist, kõike, aga et see žüžee oli huvitav, aga see siis nagu vahepeal tundus mulle, et siis need muud kirjeldused on nagu pandud siis koha täiteks nagu, et tõestada või kinnitada, et ma oskan ka kirjutada, mis oli ka tõsi. Kõik oli väga tore, aga jah, ma läksin muude ootustega seda nagu lugema ja tahtsin võib-olla tõepoolest ka süüvida sellesse maailma. Ja see on väga ilus ja kõik see on väga mõistetav ja arusaadav. Seal ei ole mitte midagi kahtepidist, et kui sa unustad ära, et see toimub kahe sama soolise vahel, siis ei olegi nagu mitte midagi teistmoodi. Kõik on täiesti normaalne ja mina arvan, et nooremad inimesed, kui nad loeks selliseid asju või vaatavad tänapäeval filmegi või oma sõpruskonnas näevad neid asju, siis nad isegi ei kergitaks kulmu selle peale. Antud juhul oleks isegi sellist raamatut igav nendel lugeda, sest see on täiesti normaalne. Ja ma arvan, et tänapäeval ongi väga paljud inimesed biseksuaalsed. Ja mina ei ole, vaata nüüd ma pean selle ära ütlema. Ma just mõtlesin, et millal jõuab see asi nagu isikliku pihtimuseni. Ei, ma pean ütlema, olen proovinud, aga mulle see ei sobi. Ja kõige kummalisem on see, et küll mind on lesbiks sõimatud ja kõik, mis ma olen, on ju. Ja seda on teinud isegi naisterahvad suurest õelusest ja kadedusest. Võin rääkida ühe loo, nimesid jällegi nimetamata, tõesti sündinud loo. Et oli üks ärimeeste seltskond, väga kihtide oma elukaaslaste, oma naistega ja selline tore oleng. Ja seal äkitselt kukkusid siis mehed kiitma mind. Seal mingid, või vist olid seal seltskonnas ka mingid paar vallalist meest, on ju. Ja siis keegi vist viskas killu, et et Saagim on ka vaba, et te sobiksite hästi natuurilt, on ju. Ja siis seal seltskonnas olnud naised ei suutnud mitte vaiki olla. Et ikka ära põrutada, et et see ei saa olla niimoodi, et keegi seal imetleb teist naist või ütleb midagi head tema kohta. Seal oleks võinud olla ka keegi teine minu asemel, võib-olla, I don't know, keda oleks mainitud. Ja siis toredad naised ütlesid seal 2-3 tükki kohe, võtsid sellise ühisrinde, ütlesid, mis te räägite, et pühkige oma suu puhtaks, umbes, et Saagim on lesbi. Ja siis ütlesid ka minu ühe toreda sõbranna nime, ma ei hakka nimetama, sest tema sai trauma sellest muidugi, sest tema kaudu see tuli ilmsiks, sest tema sõbranna oli ka samas seltskonnas, kus siis eemalt kuulis kogu seda trianglit ja kandis muidugi sõbrannalikult ette kõik. Et ja nii oligi ja niimoodi pahatahtlikult ja mina lõin nagu käega, kui ma kuulsin siis nüüd oma selle sõbranna käest, kellega ma nii-öelda väidetavalt tulen suhtes, ise seda teadmata. Ja siis, aga tema läks täiesti närvi, ta läks täiesti endast välja ja kuna ta tunneb seal kõiki neid tegelasi. Mis ta helistas nad ükshaaval läbi või? Võttiski ükshaaval ette need naised. Ei, aga minu meelest, kui ma tagantjärgi täna mõtlen, siis kuradi õige kah, aga miks? Sest temal tema tundis, et tal on ülekohut tehtud ja talle ei meeldi selline mõttetu ilkumine, vaata, viskad, et ütled kellegi kohta, et ta on vana joodik. Kui võtame mingi teise teema, eks ole, et ei öelda lesbi, mis on naljakas minu jaoks, aga öeldakse, et ta on ju padujoodik. Ja mõtle, kui see ei ole tegelikult. Joodki korra nädalas pudeli šampanjat või 2. ja see ei ole padujoodik ja sa tead, et sa ei jäta ühtegi asja tegemata joomise pärast. Ja võib-olla tõesti kriibipinge ja kui sa kuuled, et seda räägivad sinu, sa ei ole nendega tuttavad, just on õige sõna, siis see natukene kriibib ikka. Ja kui sa oled natuke kuumaverelisem, siis ja selline julge ja avatud ka, siis sa võtad nagu selle ette need inimesed. Et miks te minu ees olete nii toredad, aga selja taga viskate sellist
kildu. Okei, ja ta võttiski nad ette ja ütleski kõik, mis vaja ja kirjutas, osa nendest palusid vabandust. Osa ei reageerinud ja seal oli veel siis mingid, kes hakkasid ennast välja keerutama, kui aga ise polnud mina ja teised ässitasid ja nii. No mul oli seda kõrvalt hästi lahe vaadata ja et see oli nagu hästi lahe vaadata, aga oma sõbranna puhul ma panin seda tähele, et temal võib olla nagu haavas see ja see tegelikult pisut mingiks ajaks mõjutas ka meie suhteid. Et see kas sust eemale hoidma? Jah, et see ei ole okei tegelikult. Et mõnele inimesele läheb okas sügavamale hinge, teisele vähem ja seda tuleb ka alati silmas pidada. Kui mul on savi, et mul on raudru ümber, aga teisel võib-olla on suhkruvatist, siis mis me siis teeme? Ja ma arvan, et tuleks aksepteerida mõlemaid või kõiki siis osapooli. Ma ei saa nagu sellest probleemi olemusest aru, et hea küll öeldi. Nagu olengi, vaata, mina oleks veel... Ja mis siis on? Ja mina olen veel see, et tänapäeval ei panda ju vangi selle eest või ei, see pole isegi see point oli selles, et pühkigu kõik mehed meist suu puhtaks minusugustest, et... Minu arvates see sageli on nagu meeste puhul käivitav, et nad üritavad nagu just, et äkki ta minuga, et äkki nagu seda pidi või äkki mina talle mõjun või ta ei ole lihtsalt õiget meest kohanud või mingisugune... Ise olen 3 korda abielus olnud ja lapse sünd. Ei, selles mõttes, et äkki mina selle mehena siis suudan teda nagu veenda selles, et ta muudaks oma meelt või mida iganes, sest sageli oli ju ka mingil hetkel, kui Eestis nii-öelda seksrevolutsioon toimus, siis ikka mehed tahtsid tellida omale 2 tüdrukut ja eriti neile meeldis nagu tohutult, kuidas need naised miilustaks oma vahel või mida iganes, et see on nagu mingi... Naistevaheline seks, olgem ausad, kui me nüüd täiesti otse räägime, on ilusam, kui võib-olla me kujutaks ette meeste omavahelist seksi. Ja minu arvates see, et kellegi kohta öeldakse nagu homo või kõige õudsam sõna ja mida võib välja öelda on pederast. Ja just, et see on hävitav sõna. Ja selles mõttes, et ma ei tea, kui need 2 kaaluda, siis lesbist tundub nagu midagi sellist haaremit ja kõike muud sellist, aga kui keegi ütleb kellegile pederast, ma ei tea. Et see tundub alati nagu ka mingisugune ülelaskmine või allalaskmine või mida iganes. Või on see üldse tänapäeval nagu mingi teema? Sa ütlesid, et noorte... Ei, see on teatud vanusest. Ja, et kui see on allapoole seda vanust, kui ma räägiksin oma poisile või tema enda miniale ja siis seal mingid teatud, ma ei teagi, just see vanusepiir võiks jooksma, seal võib-olla 30-ndatest, 30 pluss, et sellest allapoole nagu on, nendel on täiesti savi. Pluss 40, sealt võib-olla. Seal on nagu kõigil... Võib-olla isegi mitte enam, isegi 40 on juba täiesti adekvaatsed, 50 siis äkki. Ma ei tea, ma ei analüüsi neid asju, ma ei mõtle selle peale mitte kunagi. Ja siis see tuleb nagu tihtipeale nagu pahmakas on ju. Ja ma lihtsalt mõtlen, et kui ma sellel esitlusel olin, siis ka mina näitasin üles ebatervet huvi. Kuna minu vestluskaaslane, siis keda ma pidin nii-öelda avama, siis kõik, kuna ta oli raamatus ennast niimoodi avanud on ju, siis näitasin praegu, vaadake pilti. Nii avanes. Kes kuulas, avanes nii ja naa. Siis seal ta oli täiesti nagu lost. Ja ma pidin siis küsima või kuidagi esitasin küsimuse, ma sain aru, et ta oli ebamugav ja ma ütlesin, et tänapäeval ikkagi nii palju ikka endiselt nagu häbenetakse või vähe räägitakse, võib-olla see on õigem sõna, vähe räägitakse nendel teemadel. Ja siis ta teeb suured silmad, ütleb, kas tõesti? Issand jumal, see on täiesti tavaline. Ma mõtlesin, aga räägi siis. Ei räägi. Ma ei saanudki nagu aru, et nad nagu tahaks olla kuuldavad ja kuulatud, aga nad ise nagu rääkida ei taha. Kirjutada on alati lihtsam. Ja üks huvitav nüanss oli veel selle juures, mis mind hämmastas. Ta ütles, et ta kirjutas seda raamatut 2 aastat. Seda ainulaadset raamatut ja ta ütles, et siis vahepeal ei saanud nagu edasi, et jäi nagu auk sisse. Siis kui ta uuesti kätte võttis selle, siis ta vaatas seda, luges kõik selle läbi ja küsis iseendalt, kas mina kirjutasin selle või. Et ta oli nii avameelselt ja või nii kuidagi realistlikult ja ausalt kõigest rääkinud,
et mingi aja pärast see tundus talle endale ka uskumatu. Ma mõtlesin, no küll siis sealt kanaldati, kuskilt tulid kanalid, avanesid ja tuli sealt taeva, kosmosest tuli sul kogu see jutt, et järsku sa oled see vahendaja, tead. Et ma saan aru, et sa lootsid niisugust mahlast värisevat show'd, kus räägitakse naistevahelisest armastusest ja sa kohtusid tagasihoidliku intelligendiga, kes varbad sissepoole ei tahtnud üldse rääkida oma loomeprotsessist. Ja mind huvitas ka selle asja juures see, et ta oli ise nagu selles mõttes, no ma ei tea nüüd, ta väitis, et ei ole tema, et see on tema alter ego. Ja, et samal ajal siis 10 aastat olles enne seda, kui see nagu avaldus, et sa oled bi, ma oleks tahtnud nagu sellesse süüvida, et ühel hetkel sul käib mingi plõks, on ju, ja siis sa järsku tunned, et mulle meeldivad ka naised. Enne seda sa oled pikalt olnud koos mehega, saanud lapsi, kõik on nagu fine, on ju, ja siis justku toimuks mingi keskea kriis või mingisugune nagu kõigil meil toimub, on ju. Ja me järsku ei saa aru, et nagu midagi tahaksid elust veel, midagi on justkui puudu. Teine naine. No kellel on mootorratas, kellel on lennuk isiklik ja kellel on siis teine naine ja kolmas avastab, et nüüd tuleb Jamolungmale ronida ja tead, juhtuvad sellised kummalised asjad. Ma ei ole sellest kunagi aru saanud, ausalt öeldes, miks see peab mingil hetkel juhtuma. Sa tunned, elu on, mõtle, kui sul on elu pooles mastis või pooles... Pool teed on käidud ja siis tundub, et mitte midagi enam ei juhtu. Ja siis sulle tundub, et kas nüüd ongi kõik või, kas ma olen nüüd kõike kogenud ja kõike teinud ja näinud. Ja siis tuleb see hetk, assaraks, nüüd ma pean nagu, ja siis sa lähed nagu vedur kuhugi suunas, ja lähed selle asja poole, mis sind võib-olla nagu salamisi on trigerdanud äkki. On ju, et sa tahadki maanteel kihutada, juuksed lehvivad, kõik tuul puhub näkku, see on natuke eluohtlik, juhtugu mis iganes, ma olen elu juba näinud, ma olen teinud igasugus, nüüd ma panen täie rauaga, ja siis teiselt poolt kõik need muud asjad. Et äkki see on see, et ma oleks nagu mingit sellist avanemist ootnud. Sa tahtsid, et ta räägib ära selle loo, et kuidas see prõks käis, et ta avastas, et kui sa oled sellise teise naise läheduses, et sa avastad järsku, et ta mulle nii kohutavalt meeldib seal. Mõtlesin, ma võtan selle raamatu kaasa, loen seal tagakaane pealt vähemalt ühe huvitava lõigu, sest seal justkui see prõks oli kirjas. Aga ma ei viitsinud, see on jube paks romaan. Ja tal oligi juhtunud nii, et oli kirjutanud ühe osa raamatust, siis oli lõpuosa kirjutanud ja siis nagu paks vaheosa või vaheosa oli jäänud kirjutamata ja siis ta ei osanud sinna midagi panna. Ja siis, tühjad lehed oli. Ja siis ta pani sinna selle oma, tema armastus on Itaalia ja reisimine ja siis see vaheosa on sealgi. Selle ma jätsin täiesti nagu sorry, kui sa vaatad, kuuled seda saadet. Et see on aus ülestunnistus või aus selline tõdemused. Aga ma saan aru, et sul ei ole seda plõksu käinud, et mitte vist... Mul ei ole kahjuks, ma ütlen jah, et ma ei ole kohanud nii sellist kihvti naist, kes tõmbaks mind käima. Tõsiselt, olen nagu muidugi suudelnud, kõik naised on suudelnud purjuspäega teist naist, võib-olla sina mitte Piret, aga enam ikka mingid sellised miilustamised on ja see on nagu köki-möki, see on lihtsalt sõbrannatsemine, aga ma ei tea, mul ei ole, et seal nagu oli see kirjeldatud, see prõks ära, et see tõesti käib, et järsku, ma ise mõtlengi, et see võib käia niimoodi, et ise arvad, et oled täiesti, ma ei saa öelda normaalne, seda ei tohi öelda, me kõik oleme normaalsed. Välja arvatud zoofiilid. Nekrofiilid. Ja nekrofiilid, mis pandi seadusesse ka vist, et issand ei tohi. Et väikseid lambaid ja opuseid ei tohi surnuid ja kõike muud. Aga okei, lähme siit edasi, ma ei taha sinna laskuda, sest see teema, mida absoluutselt ei huvita. Tulgu ükskõik kui tore hobune, kappedi ma kõrval. Ma ei armu tema asja, see on selge, on ju. Aga ma mõtlesin, et järsku tõesti juhtub see, et su teele satub siis selline inimene, kus käibki see mingisugune kragin ära ja sa tunne, ma leidsin hinge sugulase ja sa ei saa enam mitte midagi teha, kõik. Lõpetatud tegevust, sa ei saagi, sa näed seda ühte asja, et see võib juhtuda meiega igaühest. Seda ma ei välista üldse.
et see oleks isegi põnev enne surma veel kogeda. ei no aga kokkuvõttes, noh, ma olen selliseid lugusid nagu kuulnud inimeste esitajatuna ja nad sageli nagu ütlevad, et neid on võlunud see isiksus ja inimene. Mitte see sugu ja no, selle sooga nad on kuidagi pidanud toime tulema ja noh, kokkuvõttes ei ole see ka... Aga ei tahakski, aga olen pidanud toime tulema. Ja noh, tagantjärgi noh, inimesed on erineva varustusega elule antud, mõned on naistena, mõned on meestena, aga kui sulle see inimene meeldib, sa tahad temaga koos olla, noh, nii ongi. Aga seda sa oled tundnud vahel, et mõni naine mõjub nagu erootiliselt või? Ei, ta käitub, ta ei mõju sulle erootiliselt, sina mõjud talle erootiliselt. Oh jaa, ma olen kirju saanud ja mida iganes, et selles mõttes... Tahad sa rääkida meile nendest? Kas sa tahaksid, jah? Aga mina rääkisin oma loo ära. Selles mõttes, et kõigi kohta on midagi räägitud, minu kohta on täpselt samamoodi räägitud, et noh, kuna pikalt ei olnud suhtes, oli mingi 10 aastat täiesti vaba peaaegu ja siis noh, erinevad naised, kellega ma koos liikusin, siis pandi mind nendega paari ja see noh, kokkuvõttes mind see häiris nagu vähem kui neid, aga ma mäletan, et siis, kui ma tegin jutusaadet TV1, siis mulle kirjutas üks vanem daam, lugupeetud daam ja ta oli vist nagu tohutult kogunud erinevaid saateid vaadates ennast, et ta oli kirjutanud ka ümbriku täis kuni viimaste servadeni ja siis ta kutsus mind kuhugi külla, mingi maakoht oli, kus on võrkkiik ja noh, kuidas ta ütles, et me oleme seal juba viimased 30 aastat, no tol hetkel ma olin 25, mõeldudki üksteisele, noh, ma ei olnud nii kaua maailmas eksisteerinudki, et ma olin nagu enam kui kohkunud ja siis ma arutasin... Sa läksid sinna? Ei, milleks, et noh, see ei oleks tundunud mulle nagu väga ahvatlev, see tundus pigem nagu hirmutav tol hetkel. Ja sa olid nii noor. Ja, et noh, mingisugusele vanemale daamile maale võrkkiike minna ja noh, kuna see ümbrik oli ka nagu hulluseni täis kirjutatud, noh, tegu oli kirjandusliku staariga, et siis ma mõtlesin, et jaa, et nagu milleks. Aga noh, kokkuvõttes ma arvan, et mille taga see siis on inimeste puhul, et noh. Tead, mul tuleb üks asi õpilasmalevast meelde praegu, tuli täiesti plõks, lõi silmade ette, et no, mõtle õpilasmalevast, sa oled keskkool 17, 18. Noorem isegi 16 võib-olla olin ja ma käisin õpilasmalevas ja meil üks komandör oli naisterahvas, noh, vanem naisterahvas, noh, võis olla 30 tegelikult või isegi noore. See tundus sel ajal kohutavalt vanamutina tundus täieliku. Ja tema puhul ma mäletan, et millegi pärast ta tuli alati hommikuti, istus minu voodi ääre peale ja lihtsalt alguses silitas läbi teki, nagu minna, vaata, et hommikul oli vaja vara ärgata, oli sinna vaja minna põllule kuskile ja käis ja silitas mind. See esimene kord ma mõtlesin, et ta tahab lihtsalt, et ma ei magaks sisse, on ju, et hommikusöök on seal või midagi. Ja siis, kui ma tõusin üles ja võib-olla lükkasin teki ära, ma olin seal kas siis, ma ei mäleta, pidžaamas või öösärgis või mis iganes, teesärgis või ja aluspükstes, et siis käis kogu aeg üks silitamine ja see oli päris, siis ma juba tundsin, et see on päris vastik või hirmu äratav ja vaatasin rõõmust, voodist kiiresti minema saan, et kui ma tagantjärgi mõtlen, et isegi sellises kohas, kus sa pead olema, see oli siis meie rühma üks komandööridest. Et see oli alaealisena antud tema ja ma praegu mõtlen, et see on täiesti õudne, täiesti kriminaalne, et ja käib ja silitab mind seal, kuigi praegu on vist 14 võib olla juba ühtes, ma ei tea. Ei no selles mõttes, et nõusoleku puhul. Ja nõusolek peab olema, aga mõtlen, et issand jumal, oled õpilasmalevas, su vanemad on saatnud sind turvalisse kohta ja mitte seal ei ürita sind mingi meesterahvas on ju ära sudida, vaid siis... No see ei oleks ka tore olnud. Ja see, noh, neid kordi on ka olnud, kus, aga vaata, ma ei tea, kuidas ma alati olen kõikidest asjadest välja vingerdanud. Aga see oli, kui ma tagantjärgi mõtlen, see oli vastik, jah, see oli ebameeldiv, aga ma ei adunud üldse, et selline asi võiks olla. Keegi ju ei teadnud. Ma ei teadnud sellest asjast mitte midagi ja ma ei saanud aru, miks üks naisterahvas tuleb ja peab mind kogu aeg nii intiimselt silitama.
aga sa vaistlikult tunned, et see ei meeldi sulle ja sa teed kiirelt vehkat, on ju, võimalikult lased jalga, see oli küll jube, jah. No see on tõesti nagu hiljem ei olegi midagi taolist toimunud või noh, ma arvan, et neid erinevaid väga imposantseid naisi, kellega sa oled kokku puutunud, noh, ma ei tea, Soomes ja Rootsis. Ja need on trüginud ja kõik, aga siis sa oskad kohe teha sellise nagu liigutus, et mind ei huvita, noh, see ei ole nagu minu teema, aga tol ajal nagu olla ebakindel veri noor inimene, siis see on küll vastik natukene, et ma mõtlen praegu ka, et jeerum, nüüd ma ei taha kedagi hirmutada, lapsed käivad igasugustes laagrites ja igasugustes kohtades suviti saadetakse lihtsalt südamerahuga ja sa ei tea kunagi, millised inimesed seal tegutsevad või seal tiirlevad ümber, et mul on tuttavatel olnud ka selliseid olukordi, kus nad oma lapsed kuhugi saatnud ja pärast tuleb välja, et seal on siis mingi rühmajuht ikkagi olnud mingite kalduvustega noorte poiste suunas näiteks, et see on väga vastik tegelikult, see ei näri seda kunagi läbi. Ja siis teiselt poolt võib tulla sul see hirm, või selline suhtumine, et kõik mehed, kes siis pürgivad kas siis lasteaiakasvatajaks või ma ei tea, seal algklasside õpetajaks või kooliõpetajaks või kekaõpetajaks või siis rühmajuhiks, et nad ei ole normaalsed, noh, et see on nii vastik, sellepärast, et sa paned ju kohe nad samasse kasti siis nende vastikute inimestega, et see on ebaõiglane, et need rikuvad ka siis teiste inimeste elu ära, kes siis võib-olla tõesti tahavad noorte inimestega tegeleda, neid aidata nagu päriselt. Ja vaata, kui palju on juhuseid olnud ka treeneritega, kes on siis oma kasvandikke ikkagi mingil moel ära kasutanud. Päris jube. Jah, selles mõttes haridussüsteemis on neid, isegi oli nõukogude ajal, ma olin väga üllatunud, minu ema ei saanud tükk aega linnas töötada õpetajana ja siis ta sattus maakooli, kus oli koolidirektor, oli nõukogude ajal, konkreetselt tegi lastega igasugu mõõtmise ja mingeid asju, eriti poistega. Ja need poisid ikkagi paljud ei tulnud sellest hiljem välja. Ja noh, seda nagu ei mõistetud ka kuidagi pidi süüdi, ja mitte keegi nagu ei pidanud seda ka halvaks, sest ma ei tea, kas see pedofiilia siis ei olnud karistatav või oli karistatav. Oli, aga seda nagu ei eksisteerinud. Jah, paljud asju ei olnud olemas. Jah, sa ei suutnud defineerida, et mis nüüd juhtus või läksid midagi rääkima, siis sa isegi ei osanud seda väljendada, et mis asi see nüüd on, ma arvan. Isegi kõudsatele teemadele me oleme nüüd läinud. Kusjuures huvitav oli see, et mis ma mõtlesin just küsida, et nagu noh, olles näinud paljusid imekauneid noori naisi, kes on võib-olla selliste jõukate meestega suhtes, siis neil on alati olnud mingisugused lähedased sõbrannad, kellega on minu arvates neil olnud ka suhted. Et just nagu selles osas, et noh, meestega on pigem nagu äriline või kaubanduslik suhe ja naistega siis on nagu sihuke puhas erootiline suhe. Et sa ei ole selliste suhetega kokku puutunud? Ei. Et noh, selles mõttes, et mis on kui põnev? Mehed on ühel pool ja naised tuli kuum. Mul oleks kuum. Mul on muidugi kasukas ka seljas. Best Brands muuseas, ma nimetan ära, kui kirjutate või tellite veebist, siis saate koodiga Anu 25 alla hindlus teie poest, minu vanus Anu 25, ärge unustage. Aga võib-olla nüüd peaks rääkima lugejakirjast, et mina tahan ühe lugejakirja esimesena ette lugeda, sellepärast, et see tuli minu personaalsele meilile. Nii, kuulan teie saateid huviga ja sel korral jäi mulle kõrvu kartuli korjamine kooli ajal. Isvärt, minu jaoks oli see kõige tüütum tegevus. Mina oleks hoopis koolis olnud ja teadmisi omandanud. Vaat see on sinu sorti inimene. Piret rääkis meil ühes podcastis, kuidas ta tahaks, et lapsed läheks juba 1. augustist kooli. Ma ei osanud nautida selliseid kõrvaltegevusi. Oho, kõrvaltegevus, kartuli korjamine, jah. Nii, kui ma kuulan Anu sind, kes sa naudid elu täiega, tekib väike kurbus. Miks ma ometi elu nii tõsiselt võtsin? Tänu oma noorimale pojale olen viimased aastad õppinud, et elu saab ka nautida ja kõikidesse asjadesse ei pea täie tõsidusega suhtuma. Mida ma veel kuulda soovin? Kuidas teie 2 elusõlmpunktidest olete läbi tulnud? Mis on teid päriselt aidanud? Ja kuulaja on kusjuures Põhja-Rootsist. Härnöständist. Vau! Ma ei hakka nime nimetama ja ametilt on suhteterapeut.
Oho. et see on erinevad, Piret minestas juba Ja vahepeal. Piret minestas kohe. Suhteterapeut. Ja suhteterapeut, aga siin ongi see huvitav küsimus, et ta on, inimene ütleb, et ta on kurb, no ma siin vanust välja ei loe, aga ta on siis elanud mingi aja, tal on pojad, sest ta ütleb noorimale pojale, on ju, et tal on mitu poega siis ja et miks ma oma elu nii tõsiselt võtsin. Ja see tuleb ka mingil eluetapil. Et inimesed kahetsevad seda, et nad ei ole nautinud elu. Just, vaat ja siin ma jõuan tagasi sellesse, ma ütlesin, et minnakse mingi hetk hulluks, on ju, tuleb see keskea kriis. Leegitsev keskea kriis, kus hakatakse kõike tasa tegema, mis on nooruses tegemata jäänud. Just, et see on nagu huvitav, et no kuidas sa inimestele ütled, et ära võtta noorele inimesele, kes võib-olla alustab eluteed ja võib-olla seal karjääri tegemist ja et ära võtta elu nii tõsiselt, et lase lõdvemalt. Lase asjadel minna. ja osad teevadki nii. Minul sõpruskonnas on küll sellised inimesi, kes olid minu nooruses võtsid lõdvalt ja minu meelest võtavad siiamaani lõdvalt ja jumala hästi saavad hakkama. Ja ma kogu aeg mõtlen, kuidas nendel õnnestub. Nad libisevad, nagu lendlevad läbi elu. Et ongi päev korraga, täna läheb nii, siis läheb pikalt ette, üldse ei mõtle, ei muretse. Vahel on raha, vahel ei ole, no ja mis siis, sõpradel ikka on raha. Ja nii edasi ja nii edasi. Et inimloomused on ju erinevad, et me oleme erinevad karakterid ja erinevad geneetiliselt ka kuidagi üles ehitatud ja juurtega ja nii edasi. Aga jah, teatud vanuses tuleb see hetk, kui sa mõtled, võrja küll, et kui ma sama tempoga lasen nüüd praegu kogu aeg edasi. Number 1, see kas ei lõppe hästi, nagu me teame, siin on ju inimesed, noored inimesed tänapäeval on saanud insulte, infarkte, ma ei tea, mis imetõbesid, stressis, sellest depressioonist, kõigest sellest me ei hakka rääkimagi, läbipõlemisest. Ja siis mingil hetkel sa tõesti mõtled, et mida asja, mis asja ma tõmblen siin, et võtta. Millal ma siis päriselt elan? Ja, et lase lõdvemaks natukene. Ei, mulle meeldib see tõmblemine ka, ma ei kurda, sest ma just praegu mõtlesin enne, kui me podcasti alustasime, teeme seda podcasti õhtuti peale tööaega, tavaliste inimeste tööaega, siis kui tööpäev on juba selja taga tegelikult, ma isegi imestume, kuidas me nii värsked oleme. et teeme ja siis ma mõtlesin ka täna, just mõtlesin, näed, et tegin oma päevase saate ära Õhtulehele ja nüüd ma tulen õhtul siia podcasti ja siis ma mõtlesin, aga kui ma ei tuleks täna siia, mul on siin alati tore, see on nagu lõõgastus ka omamoodi. Šampanja voolab, oled ümber. Ja tervislikud joogid, kusjuures mul on siin beauty eliksiir, mille ma olen ise välja mõelnud, kui mõni imetleb, et ilus selline roosa. Vaarikamaitseline? Kirsimaitseline, aga ma lasin panna siia mitte värvainet, vaid peedi värvi nagu lasin ka siia panna. Ma räägin natukese pärast põhjalikum, mis siin on. See on kollageen tegelikult ja nüüd, kuna kollageen on alati vastikult maitsenud. See on jubeda maitsega. Ja mingi blödahkas nagu. Kui ma mõtlen veel, millest see tehtud. Ja, siis see on nüüd minu maitse järgi tehtud, seda ma olen tarbinud, see toimib, see ma olen lõputult õnnelik, et ma olen nüüd seda kevadest saati tarbinud igapäevaselt, kuigi siin öeldakse, et tuleks 3 korda 3 kuuri teha, ehk siis siin on 1 kuuri pakend on siin, et tee 3 korda järjest, 3 pakendit järjest ja siis pea mingi paus ja siis mingi aja pärast, kui tunned, vaata näed seda erinevust nagu, et kui hakkab jälle nagu tunduma, et kondid nagisevad ja juuksed ei ole enam nii siledad ja küüned vajab. Just, ja nahk on mul ka hästi niisutatud nüüd nagu, et see on ka ime, et siis tarbija hakka uuesti tarbima. Nii, kus ma jäin nüüd siis pooleli? Et sa hakkasid rääkima keskekriisist enne ja tänasest päevast, et kus sa oled juba mõelnud, et kas sa tuled siia? Ja siis ma tulen siia ja siis ma mõtlesin, et ma võin 2 pidi mõelda, et ma pean nüüd minema, mul ootab veel nagu see. Issand, kui raske see on. Ja siis ma mõtlesin, et aga mida ma siis teeksin? Ma lähen koju,
oleksin läinud praegu, no okei, ma oleks võib-olla läinud mingile sellisele energiaringile, mis mulle ka kohutavalt meeldib. Liikumine jah, oleks mulle meeldinud, see on mul viimasel ajal tagaplaanile jäänud. Aga kuna ma lähen nädalavahetusel Saaremaale, siis ma tuhisen seal nagunii ringi, nii et vahet pole, ma lähen ainult õues. Aga siis ma mõtlesin, mida ma teeksin? Teeksin kas mingeid tööasju kindlalt, vastaksin oma siis nendele meilidele ja siis pisut unarusse jäetud tagantjärgi asjad teeksin nii-öelda ära ja tööasju ikkagi nokitseksin. Noh, siis vaataksin võib-olla mingit filmi või telekat, no film on iseenesest ju tore vahel vaadata. Aga mida ma siis teeksin asjalikku? Et kas sa tahaksid siis selle vastu vahetada? Siis ma järsku tundsin, et ei, et kuule korra nädalas sellist asja teha õhtuti ei ole ju tegelikult nii suur piin, et see on tegelikult õnnistus, et see on ju tore. Aga lihtsalt neid asju ei saaks kumuleeruda nii palju, et noh. Et sa mattuks selle alla ära, et sa õhtuti koju jõudes oled täiesti tühi või kukud jala pealt, et noh, need asjad peavad olema ka piisavalt hästi nagu liigendatud, et see jõuaks ühest teise kaudu puhata välja ja suudaks nagu taastada ja energiat uuesti üles laadida, et noh, vastasel korral on see puhas orjus. Et noh, see ongi 2 varianti, kas sa mõtled sellest kui võimalusest või mõtled sellest kui kohustusest. Aga sa mõtledki enda jaoks igaks juhuks selle välja nagu võimaluse, et noh, sul oleks endal psüühiliselt kergem. Et noh, võib-olla ma siin mingile naisterahvale, sellegi nime ma ei ütle. Lugupeetud suhteterapeut, just täpselt oleks õieti öeldud. Et noh, võtsid oma elu tõsiselt, noh, kindlasti sellel on ka mingid tagajärjed ja et sa oled kindlasti elad normaalselt, oled kindlasti heal järjel, ma eeldan ikkagi reisinud vähemalt 2 korda aastas. Sa oled kasvatanud toredad lapsed ülesse, et nagu ma arvan, et on tänu sellele, et sa oled nii kohusetundlik olnud ja võtnud asju nii tõsiselt. Noh, on mingid asjad väga-väga hästi. Võib-olla, kui sa ei oleks neid asju tõsiselt võtnud ja võiksid need asjad ka olla hästi. Ja elanud nagu 1 päeva limnikas, siis no me ei tea 50-50. Et võiks olla nii ja võiks olla naa, et vahel on ju ka niipidi, et olen voolanud läbi elu ja siis jõuan siia mingisse punkti ja ma olen ju neid lugusid ka kuulnud, et kui inimene ütleb, et näed, ma olengi nagu trillala-trullala terve elu, nüüd ma olen siia jõudnud, sa raks ja siis sa kahetsed, kui loll ma olin, et ma jätsin need asjad tegemata, et ma ei hoolitsenud oma võib-olla finantsilise turvalisuse eest, ei mõelnud nendele asjadele, küll jõuab ja eksis vaatan ja küll kuidagi ikka saab ja siis oled juba mingit teatud eas ja siis mõtled, sa kuri vaim, ma olen ikka nii palju asju valesti teinud. Ehk siis sellist kuldset nagu keskteed, ma arvan, et ei olegi olemas. Et isegi kui sa oled teinud hästi palju asju elu jooksul, sa võid ka siis jõuda punkti, kus sa mõtled kurja, mingid asjad oleks võinud ikkagi tegemata jätta. Ma ei usu, et sina seda mõelnud oled. No sest ma olen mitu elu elanud, vaata, nii ja naapidi, kõik need asjad ära proovinud, aga eks me kõik kahetseme mõelnud, et miks ma ei teinud siis pannud mune sinna 2-3 korvi asemel 10. korvi ja no nii edasi. Oleks nagu kägu, et oleks murenud kõikidesse pesadesse. Issand, ma jään täitsa sõltu. Nii kui ma ühe lonksu võtan, nii ma jäängi seda jooma. Aga oota, ta küsis ju ka midagi see suhteterapeut, et kuidas me oleme nagu mingitest kitsastest olu. Ei, see oli mingi... Ei, jah, teie 2 sõlmpunktidest olete läbi tulnud. Aga mis asi on sõlmpunkt? No see on seesama, mida sa otsisid sealt sellest lesbiraamatust, et noh, millal käis see krõps, et inimene nüüd sai aru, et ta vajab nagu täiesti tagurpidi pööret, et noh, sa oled ju ka oma tuttavate puhul näinud, et noh, mingil hetkel inimesed nagu ei saa jalgu maha, nad ei ole õnnelikud, nad otsivad seda õnne absoluutselt igalt poolt mujalt, et noh, ostavad maale maja, saavad aru, et see ei sobi, müüvad maja maha, kolivad välismaale, saavad aru, et välismaa on ka nõme, siis tulevad tagasi ja leiavad, et Eesti on nõme. No, et kokkuvõttes inimeste sees on see rahutus, millele nad ei leia lahendust. Et kas see on siis sõlmpunkt või?
Või no sõlmpunkt võib olla mingi drastiline asi, mis su elus juhtub äkki. Noh, see võib ka see jällegi olla, et sa leiadki võib-olla täiesti uue inimese oma ellu. Noh, vahet ei ole, on see mees või naine, aga sul on jumala normaalne perekond näiteks. No, et midagi ei ole viga, perekond on kõik tippen-toppen, mees on ka veel hoolitsev ja nunnu ja lapsed on tublid ja kõik asjad ja siis käib mingi krauhakas ja sa oled seal millessegi või kellessegi kõrvuni armunud ja sa tead, et see ei ole okei, noh, nende inimeste suhtes, kes on sul nüüd siin kõik kogu aeg kõrval olnud ja nüüd sina tahaksid minna nagu natukene sellistele giga-gaga teedele ja siis sa mõtled, et kumb oleks võib-olla õigem, et kas püsida nagu sellel rööbastel või siis minna sellele kitsukesele tundmatule teele, mis läheb sinna metsa või džunglisse. Sa ei tea, mis sind seal ees ootab, aga jube põnev oleks, aga mis see lõpptulemus sealt tuleb, sa ei tea ja nagu tagasiteed ka ei ole, sest kui sa selle tee valid, siis sa oled sillad juba põletanud oma eelmisesse ellu. Et noh, et see võib-olla mina näeks sõlmpunkte sellisena, sest mina olen oma elus ka mõelnud, et kas minna mõistuse või südame järgi. Ja tegelikult ma tihti rõhutan siin, et ma ei kahetse mitte midagi ja ma ei vaata tagasi. Et seda ma küll kahetsen või ma ei ole isegi kahetsenud, ma olen mõelnud, aga kui ma oleksin teinud teisiti, kus ma täna oleksin? Neid sõlmpunkte on küll ja see on ka hästi ohtlik ja libe tee. Siis sa hakkad fantaseerima ja sa ei näe selge pilguga, sest sa ju kõik need asjad, mis oleksid võinud juhtuda, need on täiesti roosades värvides. Noh, kindlasti oleks läinud. Sa ei saa ju minna kunagi mõlemat teed pidi. Ei, seda ei saa kunagi minna, sa oled mingi otsuse teinud. No ja siis mingil hetkel sa tagasi vaadates mõtled, aga võib-olla oleks pidanud ikkagi minema seda teist teed pidi. Et noh, see on võib-olla sõlmpunkt. No mis siin elus veel võivad sõlmpunktid olla, nagu võib-olla mingid rasked, keerulised hetked, et kui midagi on juhtunud su elus, midagi traagilist ja kuidas sealt välja nagu ronida mõnest august välja ronida, et kuidas seda optimismi ja positiivsust säilitada ja mitte närvi minna ja veel rohkem omadega ummikusse joosta, et see on kindlasti sõlmpunkt ja vanade asjade mahajätmine, uute vastuvõtmine, kannapöörde tegemine. Ma ükskord avastasin, et sa ütlesid, et ka sina oled pidanud Töötukassa ukse taga olema Eestis ja mina täpselt samamoodi, noh, ma ei tea, kas see oli nagu sõlmpunkt, aga et noh, mingil hetkel lihtsalt seisad selle ees, et mis see on siis, mida sa teed, millega sa hakkad ennast ära elatama, kas sa teed oma firma, kas sul on nagu... Mina läksin huvi pärast. No ja, et selles mõttes, aga et ikkagi, noh, kas keegi suudab sind nagu ka kuidagi pidi aidata või sa pead ennast ise aitama ja siis sa saad aru, et pead ennast ise aitama, leidma üles kõik need võimalused ja muud sellised, aga noh, kui sa kirjeldad seda, et noh, kui noh, põhimõtteliselt läheb uks pauguga lahti, Anu Saagim seisab Töötukassas. Ei, no mina läksin huvi pärast, mina tulin Postimehest ära ja ma mõtlesin nagu, et ise olin just reisile minemas kuskile Brasiiliasse või Argentiinasse või mäleta kuhugi, mul oli reis juba hangitud ja siis sama päeva hommikul lihtsalt, ma ei tea, tuli mõte, aga ma läksin ära sealt vanast töökohast ja mul peaks ka õigus või kõigi sõbranna hakkas mulle rääkima, et kuule, et sul peaks ka nagu õigus olema küsida abi Töötukassast, et mis sa siin vuhised on ju, et sa oled ju maksnud sotsiaalmaksu ja kõike makse siin korralikult ja proovi, ma ütlesin ka muidugi proovin veel 5 tundi enne ära lenda, jõle kiire. Ja siis ma hüppasin Töötukassast läbi ja mõtlesin, et ma küsin siis ka, et näed, et tulin töölt ära seal, ma ei tea, mis koondati või mis egiidi all seal siis neid asju ümber, noh, tegelikult omanik vahetus ja siis lasti kogu kupatus, noh, tegelikult saadeti minema ja et siis, et noh, et mis ma nagu siis pean tegema, et näete, et ma olen nüüd niimoodi siin tripakil. No mis sa arvad, kõik võeti mu asjad,
teie, suhtumine, teil on see, ehk siis kui mul on kinnisvara või mul on seda, teist ja kolmandat on ju, siis see suhtumine on umbes see, et noh, müü midagi maha ja siis on ju väga hästi kõik. Aga see kinnisvara ei ole ju kirjas. Jaa, aga mul oli firma, et mul on see, teine, kolmas. Tead, mis ma oleks kõik pidanud, mina sain niimoodi, või ma panen praegu puusse, ma ei mäleta täpselt, mis seal oli, igal juhul ma täiesti frustreerusin seal ja ma ütlesin, kuulge, lõpetage ära, ma oleks mingid firmad pidanud panema, siis oma mingi sugulase nime alla kandma ja veel õpetati ka, mis ma peaks tegema ja ma ei tea, selle kinnisvara ka kandma kellegi nimele ja noh, mul ei oleks nagu tohtinud üldse mitte mingit vara olla, et siis nagu umbes, et noh, et kui sul vara on, siis ei ole sa nagu seda, ma ei tea, kas ma räägin praegu õiget juttu, ma ei tea. See tuleb mulle üllatus. Küsimus käib nagu sotsiaalmaksuga. Ei, aga näiteks kui sul on, mina üritasin ka seda seletada nagu, et mis see siia puutub, et ma võin ju elu jooksul igasuguseid firmasid teha ja asju ja mis siis, noh, mõned on nendest lihtsalt seisavad, on ju tehtud kunagi millegi pärast ja siis ma olen võinud ju osta mingid põllumaad ja mingid metsamaad ja no mis siis on ju. No, kas ei tooda selle? Ja, et mis see siis nagu on, aga see on sinu vara tegelikult, kui sind pandakse sinna rikaste tabelisse, siis arvutatakse ju kokku mitte palju sul raha pangas on, vaid palju sul varandust on. Ja mina sain umbes niimoodi aru, et kui sul on vara, siis sul ei ole mitte mingit õigust saada seda ja ma veel üritasin öelda, aga ma olen ju palgal olnud siin aastaid ju ja maksnud neid makse, et miks ma siis maksan, ma ei peakski neid maksma ju siis sel juhul, et kui mul endal on vara, et ma võiksin siis vabastage mind maksudest, aga noh, ma ei jõudnud kaugele, siis mul kurat kell käis, mul oli lennukootes ja kuidagi lõppes nagu nii nõmedalt ja ma sain aru, et noh, et see lõpuks kindlasti ma oleks jõudnud mingi tulemini, aga ma oleks pidanud tegema nii kohutavalt palju neid liigutusi, mingisuguseid vangerdusi oma asjades, mis on täiesti naeruväärne. Ja ma tundsin ennast petetuna. Täiesti petetuna. See on kurati, ma naersin seal. Et sul ei olegi õigus olla töötu. Ja siis tuli veel veebis, tuli Kroonikas vist tuli, et Eesti kõige rikkam töötu või mingi loll pealkiri tuli. Aga see ei olnud selle töötukassa? Ei, veel see tuli ka veel kuidagi samal ajal nagu parastavalt, nagu, et kõik see kumuleerus nii, töötukassa kindlasti oli lugenud sealt need mutid, kes seal luugi taga istusid seda artiklit ka ja no ühesõnaga, pingedega perse nagu, et me jõuame täpselt siia, et sa aitad ainult iseennast, et see, et sa nüüd siin, nüüd ma ütlen jälle õudse asja välja, et siin me kogume neid, mis need pensionisambad ja asjad. Mul on ka need, ärge muretsege. Mina likvideerisin. Ma olen sama lammas. Ma ei ole viitsinud neid likvideerida. Ja kõik need asjad, see on nagu täielik jura, kui te lõpuks sinna pensioni ikka jõuate, kui te jõuate. Te võite olla selleks ajaks ammu surnud juba või väga raskelt haige või poolinvaliid. Teil ei lähe neid sambaid vaja. Teil ei lähe neid vajagi, et peast juba soe selleks, et ei teagi, mida need kohutavad suurte pensionisammastest tilkuvate rahadega teha. Palju see oligi euro aastas umbes teenid tootlus. Just, et see on täielik nali, et inimesed, et kui teil on veel käed jalad otsas ja energiat ja jaksu, siis teie ise oletegi iseenda pensionisamas, et tehke kõik selleks, et neid mune siis mitmesse korvi panna ja ise säästa ja koguda või mida iganes, noh, teete veel mingisuguse, mõtlete mingi geniaalse asja välja ja kuskilt mujalt teenite ka seda raha, et noh, teie ise aitate iseennast, ainult teie ise. Te olete ainukesed inimesed, kes saavad iseenda peale loota. No võib-olla mõnel on pärandus tulemas, vanaema sureb ära, saate pool maja, siis kemplete ka pool aega oma sugulastega. Et see on Aga see ei olnud ilmselt nagu sinu jaoks pöördepunkt, et sa pidid ennast uuesti leiutama või tulid tagasi oma Brasiiliast ja kuhu sa siis nagu edasi läksid? Ei, siis me ei hakka sellest praegu rääkima, kus ma edasi läksin. Ei, sellega ei olnud nagu probleemi, et ma läksin tööle jälle uuesti mingi aja pärast, aga noh, lihtsalt see oli nii kummal ja ma tahtsin näha, et mis siis nagu juhtub, et
noh, kas ma saan abi, kui ma olen hädas või kui ma olen omadega kuses nii-öelda. Aga ei, seal on nii huvitavad keerkäigud ja ma arvan, nüüd on see veel eriti keeruliseks käinud, kas töötu abiraha ei ole seal drastiliselt vähendatud ja mis seal on veel mingid Nad vist tahavad, et inimesed võimalikult ruttu võtaksid mõne pakkumise vastu, aga need, mis sulle pakutakse, on tõesti, ma ei tea, müüjaks kuhugi või mitte sinu kvalifikatsioonile vastav töö üleüldse ja selles mõttes, et no kui sa oled ülekvalifitseeritud, selle peale ma olen ka alati mõelnud, et miks sul ei sobi olla koristaja siis? Ei, sobib küll koristaja, aga et sa ei rabele sellest enam välja, sa jäädki madalapalgaliseks ja kui sa oled harjunud elama natuke kõrgema sissetulekuga, siis sa kulutad lihtsalt kõik oma aja, mida sa võiks kulutada mingisugusele muule asjale ära, kulutad ära nagu selle väikse palga teenimiseks, et see ongi nagu see, mis selle kohta nüüd siis öeldakse, palgaorjus või midagi sellist. Et jah, ei, minu jaoks oli ka viimane koondamine kõikidest nendest, mida ma olen üle 30 aasta meediamaastikul olles läbinud, oli ka ikkagi mingil määral pöördepunkt, kui ma istusin ühe firma juhi, kes oli selle ajakirja ostnud, kus ma olin üle 10 aasta töötanud ja selle kõrvalt teinud kõiki muid asju ära ja siis töövestlus nägi välja nii, et firmajuht rääkis sellest, et küll tal on kohutavalt raske elu ja tema oli ka just teel Taisse ja siis vaesekene ja et põhimõtteliselt ta teeb mulle tohutu teene, et ma saaks tema firmas jätkata senisest poole väiksema tasuga, mis oli nagu kokkuvõttes alla Eesti pensioni. Ja siis ma ei näinud nagu mingit põhjust, et miks ma peaks seal jätkama ja siis oligi nagu küsimus, et kas ma nüüd tõesti jõudes kusagile 50 piirimaile, et kas see on kõik, mis elul mulle on pakkuda. Et mis on see siis, millega ma ennast tõstan sellest välja ja usun, et ma olen nagu millekski võimeline, näed, tuli sinu podcast, tulid igasugused muud välja kutsed, et ma ikkagi ei võtnud neid erinevaid tööpakkumisi vastu, mis lähtuvalt sellest siis pärast tulid, et minu jaoks oli ka see mõnes mõttes nagu eksperiment, et ma vist kordagi ei langenud musta masendusse, et mis siis saab, kui mitte midagi ei juhtugi, et mitte keegi ei leiagi mind üles, et kas üks asi on ka see, et inimesel peab olema nagu ka mingil määral õnne ja mingil määral ka eneseusku, et sa nagu esimese käänaku peal ei jää pidama ja ei arva, et aga rohkem ühtegi ei tulegi. Et võib-olla leppida mingisuguse nagu vähem kahvatu lahendusega oleks nagu liiga lihtne või siis nagu leppida mingi hetk nagu kehva lahendusega, et jõuda nagu tulemusteni, mis tegelikult sulle sobivad ja sind rahuldavad, et sa ei saa võtta seda nagu mingi identiteedi või töökaotust nagu tohutu selle isiksuse kaotamisena, et mis ma nüüd siis väärt olen või mis must nüüd saab ja kas must üldse midagi saab, sest kokkuvõttes mul oleks ka probleem tõesti töötada koolis, lasteaias, kus iganes, mida ma kõike olen teinud ju ka mingitel hetkedel, aga et kas see on just nagu pöördepunkt, et kas sa nagu kaotad ka eneseväärikuse või siis mitte, sest minu tutvusringkonnas on peaaegu pooled käinud Töötukassast läbi. Et sõltumata ka sellest, kas neil on olnud raha või mitte, aga varanduse mõttes, kui sa räägid kinnisvarast, et siis küsimus käib ikkagi nagu väärika palga ja väärika töö leidmise osas. Kes oli see TV3 juht? Tuleta mulle see nimi meelde, kes ära suri vanglas? Jah, ma tean küll. Priit. Mis ta perekonna nimi oli? Ja kes tema isa oli, kas ta on Nelli Teataja peatoimetaja? Hästi pikaajaline ajakirjanik. Kuidas me ei suuda guugeldame nüüd, issakene nüüd. Guugeldame või vaatame, kas enne jõuab. Miks sa arvad, et ta... Ei, ma tahan lihtsalt väga positiivse asja lihtsalt öelda nende kohta. Issand, kuidas mul nii, kas ma Nelli Teataja peatoimetaja, kes see oli? Oli ka Õhtulehe peatoimetaja. Oli kunagi või? Jaa. Okei, peatoimetaja, vaatame. Peatoimetajad, mul tuli siin Karol Sepik, Mart Juur, mis asja? Ei, mul ei tule. Kuhu sa panid ChatGPT-sse? Ei, ma panin üritasin guugeldada, ei tulid õigust. Jube kahju, et mul praegu meelde ei tule peatoimetajad. Priit oli ta eesnimi. Issand, see oleks pidanud ju küll tulema. TV3 juht oli ju... Siim, on aeg pensionile minna selle... Priit Leito.
Priit Toomas Leito ma poeg. tahtsin Leitmaa millegipärast Ja, ja. öelda, aga Leito. Vana Leito oli siis see Toomas Leito. Et ma tahan nagu, nad on nüüd pilvede... Mõlemad on. Ja ei, ma tahangi öelda, et vanem mees siis, ta oli siis 4 Teataja peatoimetaja. Kui ma tulin ära siis sealt Postimehes, siis ta oli järgmine päev. No ikka oled katki natukene, vaata. Ma mäletan, võtsin läpaka ja võtsin oma läpaka, istusin ühes kohvikus, ei suutnud koju nagu jääda ja istusin seal ja tegin mingeid oma asju ja ta helistas mulle kohe järgmisel päeval ja Vana Leito siis ja ütles, et Anu, et tead, pea püsti, selg sirgu ja meile oled sa alati tere tulnud ja ma hakkasin kõva häälega naerma, ta ise ka naeris, on ju. Et sa oled nii tore ja võta mu pojaga ka ühendust, on ju, ja noh, et räägi temaga ka, ma käisin ta pojaga ka lõunal, on ju. Et ja nad olid nii positiivsed ja nad andsid mulle nii palju sellist jõudu või noh, vana enesekindlust, et sul pole küll mingit häda ja siis see vana mees veel õpetas ja kui sa peaksid mingisse meediamajja või kuhugi minema sellisesse kohta, siis alati või ükskõik mis firmasse üldse tööle, aga sul poleks vaja üldse minna kuhugi tööle, sa peaks vabakutseline olema ja tegema seda, teist ja kolmandat, ladus mulle kõik ette seal. Ja siis ja ütles, alati mine ja võta väikegi osalus, ükskõik kus sa ka ei töötaks, see olgu kas 1%, aga sa pead olema seal käppapidi sees. Lihtsalt ükskõik mida ta ka ei rääkinud, see oli nii positiivne, see oli nagu nii äge ja nii tiivustav ja ta poeg samamoodi, et ma mõtlesin, vau, et noh, ma olin neile südames tänulik, et ma ei olnud kunagi varem nendega personaalselt vaata suhelnud, nad täiesti minule võõrad inimesed, meil ei olnud mitte mingeid kokkupuhteid ega mitte midagi. Ja siis lampi tuli veel mitmeid, ERR-ist tuli üks mees ja kutsus kohe kohvile ja ühesõnaga, see oli nagu tore, kuidas inimesed sellesse suhtusid või kuidas nad nagu upliftisid mind või kuidas seda enesekindlust süstisid. Ja nemad loetlesid minu kõiki positiivseid külgi üles. No, osadega ma olin varem töötanud koos mingites asjades, projektides ja vaat nendele inimestele ma teen küll sügava kummarduse. Et point poleks olnud sellest tol hetkel, kas ma saan hakkama või ma ei saa majanduslikult. Loomulikult ma saan hakkama. Nüüd mõne oma põllujupatsi maha ja loovin edasi. Aga see suhtumine oli nagu nii äge, et seda on vaja nendele inimestele, kellel mingid sellised, nüüd ütlemegi, juhtuvad sellised sõlmpunktid elus. Et pigem ei tohiks, öeldakse tihti, et kui sinuga juhtub midagi, noh, see võib olla kas majanduslikult, siis noh, tööalaselt või ka suhetes või tervisest. Paljud on rääkinud, et vaata, kui nendel on mingi väga raske haigus olnud, siis järsku kuidagi sõbrad, sul ei olegi sõpru. Sul ongi lihtsalt mingisugused pooltuttavad ja lähedale tulevad äkki või kuidagi sind toetavad mingi hea sõnaga hoopis need inimesed, kellega sa ei olegi väga lähedale olnud. Aga kes jusku on sind imetlenud võib-olla või kuidagi sinu poolt olnud mõtetes ja südames. Ja siis nad järsku on platsis ja ütlevad sulle mingisuguse toreda sõna või isegi mingi nõu või isegi pakkumisega ütlevad, et ma soovin sind haidata. Ja see tuleb nagu välk selgest taevast. Ja need inimesed, kes peaksid ja kes on sul justkui kogu aeg kõrval olnud ja sinu ümber, need on nagu see parm läinud kuskile. Aga see ongi nagu see, et noh, kui kõik on edukas ja tipus, siis selle saupaistes soendab ennast väga palju rahvast, aga noh, selles mõttes keegi ei taha kellegi langusele kaasa elada. See tundub, et see oleks nagu pori, mis priitsib, mis hakkab külge. Ja noh, sageli jäetakse... Aga mingi haigus ei hakka ju külge, et kui kellelgi on raske haigus, miks sa siis ära jooksed? Inimesed kardavad seda, et see hakkab su õlanajal nutma või noh, tõmbab sind alla või teeb midagi taolist, et noh, kardetakse ilmselt tahab nagu, sinult äkki midagi. Ja, et kardetakse ilmselt vaesust, haigusi, no ma ei tea, ülekaalu, koledust, noh, mida iganes, et isegi kui inimesed on olnud võib-olla lähedastes suhetes, siis mingisuguste
selliste sõlmpunktide osas, siis keegi tõmbab, äkki ta tahab ise olla, ma ei oska sellest rääkida, ma ei oska neid toetavaid sõnu leida ja noh, siis sellised tegelikult vana koolijuhid on nagu suurepärased, et noh, minu jaoks oli ka väga suur abi, kui isa suri, siis helistas mulle minu onunaise vend, noorem vend, kes oli noh, pikki aegu olnud erinevate Tallinna asutuste direktor ja noh, tema teadis täpselt, kuidas inimesele käsi õla peale panna, öelda need õiged sõnad. Et noh, mitte, et sa hakkad lahinal nutma, mitte, et sa nagu leiad, et see kõik ei ole mitte midagi väärt, aga see oli just täpselt see, mida oli nagu tarvis. Et sa said aru, et tegelikult on kõik hästi, sind ümbritsevad head inimesed ja inimesed on ilusad ja head ja elu on tore, hoolimata sellest, et kedagi enam ei ole. Et noh, kui oleks endal ka nagu sellist tarkust, et kedagi nagu toetada siis, kui tal seda vaja on või sellest aru saada, siis oleks juba ka ju suur asi sellistes sõlmpunktides, siis ei läheks meil üldse suhteterapeute vaja ja meie kirjasõber Rootsist võib-olla igal juhul aitäh sulle, et sa Rootsist meile kirjutasid, et sa meid kuulad ja teistele ka julgust kirjutamiseks, et kirjutage skandaalne@delfi.ee ja mitte ainult selles lootuses, et te saate siin neid toredaid värvilisi kingitusi meilt, aga lihtsalt meil on endal ka väga südant soojendav ja kuidagi et me ei räägi siin pimedas toas kaameratega, vaid selle taga on päriselt inimesed, kes meid vaatavad või kuulavad. Et jah, mul oli üks lugu, ma tahtsin veel rääkida, nüüd läks kiidu tuhinas, läks mööda järsku teiseks saatajaks tuleb meelde, et seoses just sellega, et kuidas lohutada, võib-olla see teema, et kuidas lohutada inimesi, et seda on ka küsitud meilt varem, et kui on su sõbral mingi olukord, jah, et ta on kaotanud lähedase või tal seal on elus juhtunud mingid asju, et kuidas seda inimest lohutada, et mis aitab teda. Ma olen küsinud vist oma saadetes inimestel, kes on parasjagu kaotanud kellegi. Jah, Signe Kivilt ma küsisin, kusjuures minu eesmärk oligi see, kui ma ta saatesse kutsusin, et mitte hakata seal jauma, ma ei tea, mis asjadest. Ma tahtsin, põhiküsimus oli, kuidas lohutada leinas inimest ja hiljuti leina kogenud inimest ka. Et kuidas ma peaksin, kas ma peaksin ta juurde minema, kas ma peaksin talle helistama, kuidas mida leinas inimene ootab, et mis teda aitaks ka, noh, et ja ma Žeinalt kusjuures küsisin ka ja palus. Tema ju kaotus kellegi ka. No, mitu inimest korraga sel suvel. Sorry, et ma Žeina sellest räägin, aga sa oled ise mulle rääkinud. Ja. Et ma tahtsin temalt ka seda küsida, ta ütles, et ei ole veel valmis selleks, et noh, ta tõesti on traumeeritud. Et ma tahan nendelt inimestelt nagu seda küsida, et käituda õigesti, et mul on elus olnud paar sellist olukorda, kus, mida ma jällegi näed, ma ütlen, ma ei kahetse kunagi mitte midagi, on mingil ajal helistanud sõber. Ma saan aru, et ta on teise pool toru, ta on täiesti šokis, ta on täiesti endast väljas läinud väga tähtsast tema jaoks olulisest inimesest lahku. Istub kuskil oma ette kohvikus näiteks suvalisest, täiesti katki, no keset päeva kell 2 või 3 on ju. Ja ma kuulen ju häälest, et on täiesti katki, see ei ole tema, ma tunnen ju seda inimest ja ütlebki mulle, mul on täiesti läbi omadega, ma ei ela seda üle, ma ei tea, ma ei suuda kuhugi minna, ma istun siin praegu ja ma pean sulle seda ütlema, siis ta vuristab selle kõik ette ja selle asemel, mida ma olen teinud, ma vaatan kella, oi kurat, mul hakkab tunni aja pärast, mul on kohtumine, mul hakkab koosolek, on ju veel enne seda pool tundi. Ja siis ma ütlengi talle, ma tahaks tulla, ma ei saa, ma pean koosolekul olema, siis ma hakkab saade. Tead, kuidas ma olen seda kahetsenud hiljem ja ma olen sellele inimesele öelnud ka, persse, mis kuradi koosolek, mis kuradi saade, vabandust vaated. Inimene on oluline, viska korraks kõik sinna kuradi nurka, mitte midagi ei juhtu, me teeme selle saate mõni teine päev. Sa võtad oma jalad alla perse alt välja ja lähed sinna ja lihtsalt istud seal ja võib-olla see teine inimene lihtsalt toetab ennast sinu vastu või siis füüsiliselt või lihtsalt kujundlikult ja sa lihtsalt istud ja jootaga seal tassi kohvi, te lihtsalt olete, te isegi võib-olla ei räägi midagi, teine ainult nutab lahinal.
aga sa lihtsalt oled, su füüsiline keha on seal kohal ja mina olen täiesti veendunud, kui sa oled kellegi läheduses, sa suudad anda endast nagu mingit energiat või mingit jõudu kuidagi üle kanda sellele inimesele. Sa ei pea isegi midagi ütlema, sul ei ole vaja õigeid sõnu, et need õiged sõnad võib-olla tulevad, aga võib-olla ei tule ka aga see olemasolek, see tähelepanu. Ja just, et tegelikult ju hoolimata sellest, et meil on nii palju võimalusi suhelda, on inimesed rohkem üksi kui kunagi varem. Ja et ei ole enam seda, et keegi jääb millestki ilma, siis küla jookseb kokku, siis arutatakse, siis tehakse, see kõik on muutunud. Jah, meil ei ole kahjuks eestlastel ei ole seda kogukonna tunnet, vaata paljustel rahvustel on see, tulebki kogu küla kokku ja toetab. Ja võib-olla, kui sa täiesti katkis, ei suuda mitte midagi teha, ei suuda oma kartuleid üles võtta näiteks või leiba küpsetada või oma pere eest hoolitseda sel hetkel või midagi teha, siis tuleb kogukond kokku ja paneb oma õla alla. Vaat meil eestlastel puudub see oskus. See on olnud varem niimoodi. No külades kindlasti. Ei, aga see oli ka Aedlinnas, sest mul on millegipärast väga elavad mälestused sellest. Hoidja oli minu jaoks väga tähtis üks naabrinaine ja kui ta suri, ta ei surnud kodus, aga siis tulid kõik tema sõbrannad kooliaegsed kokku, siis hakati seal kohvi jooma, temast rääkima, pandi kell seisma, kaeti peegel kinni, siis ma mäletan, ma olin 4 või 5 aastane, kuidas vahalill õitses ja tohutult lõhnas, selline tugev lõhn oli ja siis mul alati seostub see sellega ja see maja jäi tühjaks. Iga kord, kui ma tulin kusagilt koolis pimedal ajal, ma vaatasin, kas on tuli või ei ole, kas tal on tulnud tütar Tallinnast, ei ole. Et see oli minu jaoks nagu oluline, et seal aknas oleks tuli, sest minu jaoks oli sellega seotud nii palju mälestusi, et ma suudan filigraanselt ette kujutada kõike, mis ta aias oli, oma koduaeda mitte. Aga seda, kus tal mis oli, need mälestused, aga ma mäletan just seda nagu kokkutulekut ja siis ma siiamaani mõtlen, et miks nad selle peegli kinni panid. Sellepärast, et vaimud sinna teispoolsusesse ei saaks sealt tulla. Aga et miks nad pidid kokku tulema, seal ei olnud enam ju kedagi. Et ma ei tea, pesta või laulda või mida iganes, aga nad tulid kokku ja nad olid koos ja neil oli sellest nagu abi. Sellel on omad mingid, see on traditsioonid. Mina ei tea, kas me oleme saatega juba puusse sõitnud, ma ei ole märki, kurat pikalt räägime täna siin. Keegi ei ole meile märku ka. Follow your language, lady. Yes. Aga kuule, ma pean rääkima nendest asjadest, sest mina, teeme natuke reklaami ka loomulikult oma ilu, kuidas me nii ilusad ja targad oleme, me räägime ju nii tohutult tarka juttu, siis mina olen leidnud viimasel ajal sellise huvitava safroni, sellise toote, ma ei teagi, kuidas seda nüüd, kuhu seda kategoriseerida, mis toode see on, toidulisand see igal juhul on ja siin on sees hästi palju siis omega-3 rasvhappeid ja safranit, mis on minu meelest, see on ju täielik kuld. Ja seda müüakse ka kulla hinnaga. Just. Ta on ühe taimetulikas või tolmukas või midagi sellist. Eriti selline põnev asi, aga mis see siis annab? See annab sellist energiat ja vitaalsust, et ja ta on standardiseeritud aktiivaine krotsiini sisaldusega, see ei ütle mulle küll praegu mitte midagi. Aga see on siis aine, mis annabki kusjuures safranile sellise kuld oranžika värvuse, aga ühesõnaga seda safranit siis kasutatakse et selliseks kuidas öeldakse, et sul oleks energiat, särtsu, ilu, vitaalsust, nagu vürtsidel ikka on omane, et mina küll soovitan, et kuidagi siit just rääkisime, et vaata, teeme mitut asja korraga ja sebime mitmel rindel, siis on natukene upliftida ennast vaja, et see on suurepärane toode. Aga mis meil veel siin on? Meil on nudisti mullid, et ma saan aru, et kõik daamid võiksid ka tarvitada selliseid Eesti mulle, mis on siin klaasis, et mina olen rabarberi toodete sõltuvuses ja seal ma seda pudelit ei ole isegi varem näinud, aga seal on... Siin pidi üks hästi maagiline pudel. Ja see, mis sätendab kuldselt. Ja see on saanud palju auhindu ka. Peal. Ehtsa, lõvilakk.
lõvilakseen narmikuga. See on lõvilakseen, see on ajule. Hästi, ma olen neid toidulisandeid taas tarvitanud, ma ei hakka nimetama, kes praegu närvi läheb meie üks ministritest. Tal on suuremaid probleeme kui meie saade. Ja oma maitse lemmiku 2025 on saanud see jook ja vaata, kui ilus kuldne ta on, rabarber, et väga, seda ma olen nautinud küll, see on mul lemmik, kuigi ka see prinsessa on väga huvitav, vaata, mikä äge kontsaking siin. Et ei ole ainult sellised lihtsad joogid, vaid ka sellised šampanjaväärilised ja siis meil on veel ruubi kombucha, millest mõned on mulliga ja mõned on mullita. Ja seal ei ole ei suhkrut ega mingisuguseid lisaaineid, erakordselt tervislikud. Täna oli meil teine meikar, kes teatas tähtsalt, et tema on suhkruvabal dieedil ja kohe luristas 2 purki sisse ja oli väga rahul. Ütles, et on magus ka ilma selleta ja ta tunneb seda magusat maitset palju paremini, kui ta suhkrut ei tarvita. Nii, mis ehted sul küljes on? Ehe Eesti, ma mäletan, maakonna ma panin külge omale, mul on neid kohe mitmeid ja kõik need ilusad kihelkonnad, siis mitte maakonnad on siis tähtsalt esindatud. Nii, siin on laboratorii kreemid, mis on ka, mina kasutan neid väga mõnusad, loomulikult neid kutsutakse nagu jutumärkides natukene botox-like, et kui sa nagu ei taha botoxit päriselt teha, siis nendel on pisut selline efekt. Ja kui sul on tehtud, siis see hoiab tulemust, et see peaks uut süsti tegema. Ei ole nii. Okei, ma ei tea. Aga koodiga Anu 15 siis annab 15% allahindlust ka nendele toodetele ja teine siis oli, nagu ma enne ütlesin, Best Brand, minul on see karvik seljas ja koodiga Anu 25 sai siis e-poest ka allahindlus. Sinu riided on Kerri Weberist. Kerri Weber ja et ma ei tea, kas ma võtsin täna, ma ei võtnud täna sealt Betty Barclay ruumist, vaid Kerri Weberi ruumist ja seal ütleme niimoodi, et kollektsioon järjest täieneb, kohe on jõudmas varsti ka õhtukleitide aeg kätte, praegu on võib-olla jopesid ja erinevaid selliseid karvasid asju nagu Anul, aga tasub ka sinna pilku heita. Sest mul on ka mingisuguseid Kerri Weberi tooteid, mis on 20-30 aastat vanad. See on ka jõudnud minuni ja on väga kvaliteetsed, näiteks siidkostüümid. Ongi nii, jah, okei. Nii, Aquaphor veepudelid, räägi nendest, mis neid eriliseks teeb. Aquaphor on teada ja tuntud koduses majapidamises veefilter, aga selline veefilter võib olla sul ka joogipudeli sees, et sa paned siia selle vee sisse ja siis sa ei pea ostma filtreeritud vett või kodus seda filtreerima, paned vee sisse ja siis mõjutad, loksutad seda ja vesi saab filtreeritud. Ja siin karbikeses on siis Moonsilk need silmapadjakesed, aga me oleme ka neid padjapüüre kasutanud ja minul on väga tihedas kasutuses need, ma olen väga happy ja samamoodi neid padjakesi. Mulberry siid ja tõesti on tunda ka, et on mulberry siid, et on ülipehmed, aga sinu lemmikud olid siin minu meelest, mis ilutooted need olid, aaloega või? Ja aaloega need, mis on Santa Verde, mis on täiesti puhas aaloe ja mis on ka saanud Anne Stiili Buduaari ajakirja Ema erinevaid auhindu ja nad on puhtad, naturaalsed ja siis sa saad neid kasutada ka sarjana, et erinevad toonikud ja siis peeling puhastavad puudrid ja seerumid ja siis saad omale värske ja naturaalse tulemuse. Nii, shishit tahame tänada oma linnukeste eest ja puud ja need toredad lavendlid on siin nende poolt toodud meile stuudiosse. Arteco toodetega on siis meigid tehtud. Arteco tooted on meigiga ja siis kõik saavad erinevaid Maxima pakikesi, kus on väga tervislikud suupisted ja minu arvates on hakanud need muutuma ka selliseks jõulupärasemaks, et on pähklitäidisega sellised toredad küpsikud ja siin olid ka täna, mis me testisime, olid erinevad tatlid ja pähklid, et need auhinnad jõuavad kõik teieni postiga, kui te kirjutate meile. Kuhu?
skandaalnet Delfi ja olge siis meiega ikka meie silmades ja kõrvades ja meil on selle hooaja lõpuni jäänudki ainult veel 2 saadet. Mõned saated jah, aga teie kirjutage ikka meile, et meie oleme kirju me loeme sellest hoolimata. jah, et kirju me loeme, kui me ei jõua neid alati siin saates võib-olla ette kanda, siis mina loen küll, mul on isegi need välja prinditud ja oi jummala jämmal, neid on ikka tulnud, aga see on nii tore päriselt ka, et ma olen nagu väga happy, et te meid kuulate, vaatate ja kirjutate meile. Aitäh! Kohtumiseni! Yeah, she's a supergirl. hea tüdruk. Supergirls don't